Kas jätkusuutlikkus on sama, mis ESG või SDG? Valdkonnaga on seotud väga palju lühendeid, vaatame järele. Mina olen kuulnud, et ESG on enne sisenemist Googleda. See on minu meelest üks vahvamaid tõlgendusi, mida ma olen kuulnud. Ja ma mäletan ise, kui ma hakkasin seda distsipliini õppima, siis esimene selline 6-tunnine koolituspäev hakkas läbi saama. Keegi aru ei saanud, mis on ESG, aga õnneks üks osaleja suutis ikkagi käe püsti tõsta ja küsida, et vabandust, mis see ESG on. Nii et ei pea üldse ennast halvasti tundma, kui jätkuvalt ei ole selge, mida see tähekombinatsioon väljendab. Aga vaatame koos üle. Ja tõepoolest, seda tähekombinatsiooni kasutatakse erinevates kontekstides, aga ennekõike ta viitab ikkagi siis 3 valdkonnale. Keskkond, sotsiaalne valdkond ehk inimesed ja juhtimine, juhtimiskvaliteet, äritavad. Nii et inglisekeelsest terminist või 3 sõnast ta tuleneb, environment, social governance ja need on ka siis ametlikud teemad, mida tuleb ka kohustuslikus kestlikkuse aruandluses suurtel kontsernidel, ettevõtetel kajastada, avalikustada. Aga teisalt on ka ta strateegia osa, nii et ettevõtte või organisatsiooni puhul kestlikkusega seotud komponendid, olgu nad siis looduskeskkonna, inimeste või äritavade ja juhtimiskvaliteediga seotud. Nad on ka sellise tervikliku tänapäevase kaasaegse juhtimisstrateegia osa. Aga kust see tuleb või miks meil on vaja kestlikkuse teemasid üldse mõõta, juhtida, avalikustada? Me ei ole ju seda justkui varasemalt sellisel kujul teinud, kuigi inimestega seonduv või juhtimiskvaliteediga seonduv meie ISO-d, juhtimisstandardid, eetikakoodeksid on ju väga paljudele väga tuttavad, et see E-komponent, keskkonnamõjud on ehk kõige uuem. Siis seal on ka omad põhjused loomulikult ja üks selline päästik või tõukeandja selle distsipliini jõudmisele meie laudadele on olnud Euroopa Liidu rohekokkulepe. Ja see kokkulepe siis näeb ette kõikide ühist panust kuute eesmärki, mis siis justkui oleks ka osa lahendusest olemaks tasakaalus ärihuvide ja loodushuvide vahel. Kliimaneutraalsus, ringmajandus, puhas tööstus, tervislikum keskkond, kestlikum põllumajandus, kliimaõigus ja õiglus. Ja need omakorda siis jaotuvad veel alameesmärkideks, mõõdikuteks, määrusteks, direktiivideks, standarditeks, et see ökosüsteem, nii-öelda direktiivide ja seadusandluse ökosüsteem on ka omajagu suur. Ja jällegi omakorda, miks meil on rohelist kokkulepet vaja, miks meil on vaja käsitleda kõikidel keskkonnateemasid, mõjusid, mõõdikuid, siis tegelikult ka ju see justkui on elementaarne ja jõuame jälle tasakaalus olemise juurde, et kuidas ärihuvid ja looduse huvid kokku saavad, sest sajandi lõpuks meil ei ole füüsiliselt võimalik niimoodi jätkata. Meid on täna juba üle 8 miljardi ja mõnda aega veel meie liigi arvukuse kasv tõuseb. See tähendab, et kõiki suure jalajäljaga valdkondi ootab nõudluse kasv. Meil on rohkem riideid vaja, elukohti vaja, töökohti vaja, toitu vaja, kütust vaja, energiat vaja. Nii et aasta või nii-öelda sajandi lõpuks meil oleks vaja 3 planeeti, et meie liik ära teenindada ja juba täna on Euroopa elupaikade seisund 80% ulatuses halb. Ja kogu Euroopa bioloogilisest mitmekesisusest 30% oli, mitte on, vaid oli Ukrainas. Ja huvitaval kombel, isegi kui me teame, et
sellised äärmuslikud kliimanähtused, üleujutused, maalihked, põllumajandussaakide hävimised on igapäevane, see on 10 miljardeid kahju aastas Euroopale, on eestlased justkui kõige kliimaskeptilisemad. Ja inimlikult tegelikult see on täiesti arusaadav, et kui neid uuringuid tehti siin 2019 ja sealkandis, siis need näitajad ei olnud nii kehvad, et Eesti on kõige viimasel kohal Euroopa Liidu liikmesriikidest, mis siis puudutab toetust kliimaeesmärkide saavutamisele. Aga siia tuleb seda konteksti juurde anda, meil on vahepeal olnud viimased 5 aastat järjest kriise. Me oleme väike riik, piiratud ressursid, algas lugu siis koroonaga, siis tuli otsa sõda, nüüd on julgeoleku aspekt väga suured ressursid enda alla võtnud arusaadavatel põhjustel ja justkui me ju seda kliimaga seotud akuutsust väga palju ei taju, sest Eesti pinnal justkui ei ole väga suuri kliimakatastroofe olnud. Nii et selles mõttes on justkui arusaadav, küll aga kui me väljendame igal sammul seda, et see pole probleem ja see on mõttetu või see on välja mõeldud või kõik see müra, mis tegelikult ka selle distsipliini ümber käib, see vähendab meie usaldusväärsust liikmesriikide silmis, kelle jaoks see on igapäevane akuutne füüsiline probleem. Sest Lõuna-Euroopa võitleb sellega ju kuumaperioodidel iga päev kuude kaupa. Kuurorte pannakse kinni Vahemere ääres, liiga kuum on. Šveitsis on esimene kohtukaasus, kus riik kaevati kohtusse, et ta ei ole teinud piisavalt, et vähendada kliimamuutuse või temperatuuri tõusu. Ja see kohtukaasus on hetkel aktiivne, esimene ring juba võideti, nii et väga huviga jälgin, et mis see õigusloome või kohtupretsedent luuakse, kui kodanikud kaebavad Riigikohtusse, et riik ei ole teinud piisavalt, et ära hoida äärmuslikke kliimanähtusi ja mõjub lausa surmavalt. Ja nii nagu ka ühes eelnevas moodulis korra juba läbi käis, siis need kliimaga seotud surmad on juba mõõdetavad, on reaalsed ja see kohtukeis konkreetselt oli siis Šveitsis ja Šveits on ka kliimaga seostatavate surmade topis. Nii et igal juhul see on akuutne, see on teema, see on probleem, aga meie riik siis või meie kodanikud veel justkui ei taju seda nii akuutsena, nii nagu ei taju Lõuna-Euroopa poole liikudes riigid sõjaohtu akuutsena, nii et see on täiesti võrreldavad tunnetused ja meie ei saa eeldada, et nemad siis justkui meie seda sõjaohtu võtavad tõsiselt, kui meie ei võta nende kliimakriisidest tulenevat tragöödiat tõsiselt. Nii et jällegi toon välja selle 43 miljardit, mis ka juba korra on eelnevatest moodulitest läbi käinud. See on mõõdetav kahju, see on päris probleem, see on majanduslik näitaja suure mõjuga ja igal juhul kohanemine ja leevendamine on iga ettevõtmise ja organisatsiooni iga päev juba lähitulevikus. Nii et ESG komponendid, keskkonnamõjudega seonduv, inimeste heaolu, tervisega seonduv, ohutusega seonduv, töötasuga seonduv ja juhtimiskvaliteediga seonduv on nüüd ettevõtmiste igapäevane põhimõõdikute nimekiri ja strateegia osa, sellepärast et lihtsalt meie keskkond, kus me väärtust loome, teenuseid, tooteid pakume, on drastiliselt muutunud ja muutumas. Ja siin kõrval tõepoolest olete võib-olla kuulnud ka siis seda SDG lühendit, Social Development Goals, samamoodi inglise keeles tuleb
ja eesti keelde tõlgitud ta üleilmse kestliku arengu eesmärgina. Ja seal on üks selline põhimõtteline kontseptuaalne vahe isegi. SDG-d või siis need globaalsed üleilmsed kestliku arengu eesmärgid on ÜRO poolt sõnastatud ja seatud riikidele. ESG distsipliini näitajad, kestlikkuse komponendid, mõõdikud on ennekõike mõeldud erasektorile, organisatsioonidele, ettevõtjatele. Nii et seal on see taseme vahe. Ehk et üleilmsed sellised SDG, Social Development Goals, kestliku arengu või sotsiaalse arengu eesmärgid on hästi üldised, väga suure plaaniga, globaalsed, vaesuse vähendamine, nälja vähendamine, kaotamine, tervis, heaolu, vastutustundlik tarbimine, tootmine, et seal on ühisosa väga suur ESG-dega või ESG kestlikkuse aspektidega, teemadega, aga nad on oma olemuselt siis erineva tasandi distsipliinid ja eesmärgid. Eesti on ainuke riik, kellel on 18 eesmärki riigina. Et muidu on neid 17 globaalselt kokku lepitud ja sõnastatud, aga Eesti lisas omalt poolt ka kultuuri, mis on loomulikult väikerahva kontekstis täiesti loogiline ja arusaadav. Aga kuidas siis meil nende SDG-de saavutamisega läheb, sest see distsipliin on palju vanem kui need ESG eesmärgid, mis meie lauale nüüd alles justkui Euroopas on tulnud. Siis justkui nagu väga ilus see pilt ei ole, kuigi need üleilmsed eesmärgid seati aastal 2015, siis nende edenemine liiga kiiresti ei lähe. Mõni on lausa tagurpidi hakanud liikuma ja ma ütleksin, isegi väga mitmed on hakanud tagurpidi liikuma. Nii et jällegi selline mõtlemise või analüüsi koht, et mis siis takistab meil olemast kooskõlas, tasakaalus ja eesmärkide saavutamise trajektooril, mis on need otsused, mis on jäänud tegemata või on tehtud või mis ei ole teeninud eesmärki ja kes kus otsustab, kes kus vastutab ja ehk seal ongi see koer maetud, et kuna üleilmsed kestlikkuse eesmärgid või kestliku arengu eesmärgid justkui siis on kõikidele üle välja, iga riigi jaoks, siis on väga keeruline öelda, et kes vastutab. Ja tavaliselt on ju niimoodi, et kui vastutajat ei ole, siis eesmärki reeglina ka ei saavutata. Aga sellised näitajad siis hetkel pildil on 18% eesmärkidest ja alameesmärkidest on tee peal, ree peal ja täpselt sama palju ehk 18% nendest eesmärkidest, mis 2015 seati, on teinud vähikäiku. Eesti riigina on samamoodi seadnud endale 5 strateegilist sihti. Ma niimoodi kalligraafiliselt märkisin ära ka, kus E, S ja G asuvad. Aga tõepoolest 5 strateegilise sihi sees aastaks 2035 nad kenasti on olemas. Inimene, ühiskond, majandus, elukeskkond ja riigi valitsemine. Riigi kontekstis see valitsemine ongi siis see governance, ettevõtte kontekstis juhtimistasand. Inimene kui siis see S, social, meie inimesed, meie töötajad väärtusahelas, kui me räägime erasektorist ja ametnikkond, kui me räägime riigisektorist ja majandus ka loomulikult ehk, et kuidas me rakendame oma inimesi, loome väärtust, töökohti, lisandväärtust on kriitiline igal juhul. Nii et 5 strateegilist sihti ka riigi kontekstis, Eesti riigi kontekstis sisaldavad E, S ja G teemasid. Selle video lõpust leiad samamoodi mõned kordamisküsimused ja lisamaterjale. Aitäh!